tere hommikust! Täna on 10. juuli. 10. juuli tähendab seda, et ma lendan täna Eestisse. Ja ma pole Eestis olnud 7 kuud. 7 kuud ma pole mitte kunagi nii kaua eemal olnud Eestis, mis on nagu crazy. Minu snoozing. Alarm on peal. Ja kõigepealt ma lähen kusjuures tööle, sest tegelikult ma pidanud tööle minema, aga mu töökaaslased kõik lähevad nii-öelda puhkusele 3 nädala põhimõtteliselt. Ja siis me olime, et okei, teeme hommikusöögi, viimase hommikusöögi koos, et sellepärast ma lähen täna tööle ka. Ja nüüd ma kirjutangi enda journalit, 5 minutes journal. Aga jah, tegutseme edasi. Nii, nüüd ma olen tagasi töölt, sellest kiire päev nii-öelda, või lühike päev pigem, et 3 tundi umbes olin tööl kõige. Nüüd ma pakin viimased asjad endale ära, mul on siin kohver laiali endiselt ja umbes mingi 2 tunni pärast ma peaksin sõitma hakkama lennujaama poole või natukene isegi vähem ja 2 tunni pärast tegelikult. Ja mul tekkis üks pildi idee, mida ma tahaksin teha. Ühesõnaga hetkel on lennujaamades selline tingimus, et sa pead kandma maski, et sa ei saa lennujaama sisse isegi, et sellest saati, kui sa lennujaama astud kuni ja ka välja lähed, sul peab olema mask ees, millest ma sain teada kusjuures paar päeva tagasi ja ma pidin maski ostma endale, et mul tuli üks pildi idee, kuidas seda maski teha, aga te ilmselt näete seda juba varem Instagramis, nii et te ilmselt seda momenti ei tea, kus oled nagu, et okei, it's time to go. Ja mul pole no freaking idea, kus mu pass on, nagu ausalt ka. Me pole ju kasutanud passi mingi 7 kuud. Nii et this is great. Üks päev mu laps vaatab, et mida kuradi toimus nagu siin. Saaksin kohvi juua. Ma jõudsin koju ning ma olen hetkel enda korras toas ja see korras tuba ei püsi, ma tean juba väga hästi, et väga kaua ei püsi, aga ma armastan seda tuba ja mul on suur, hiigelsuur pehme voodi siin, et nii hea tunne on olla kodus ning viimaks oma perega, nii et jah, ma tõmban nüüd tänaseks otsad kokku, kuna ma pean tegutsema ühe presentatsiooniga, mida ma pean tegema homme hommikul. Mul on kohtumine, üks väga tähtis kohtumine. Pöidlab pihku, et see läheb hästi. Ning jaa, ma nüüd hakkan siin ise tegutsema edasi. Tšauki! Baby, Anname sampusele. I said I'm going to open champagne if today's meeting goes well. So I love you, baby. Okay, I hope I can know how to do it. I love you, baby. Oh no. Kas ma võin paukuga kuhugi lasta või? Lakke ei lase ju, on ju. Pärast ta pauk sisse. Saagi siin lauad läbi. Mõtlesin, et lähen võtan selle. No pildistada. Muidugi Eestisse tulekuga kaasneb ka kohustus saata pakke välja, mis on tegelikult mu vanemate kohustus olnud siiamaani. Mitte kohustus, aga nad on aidanud mind. Ja ma hea meelega teen seda ise, aga Taanis olles see on natukene raskendatud nii-öelda. Nii et siin ma olen nüüd
saadan viimast kummilintide pakki, mis on tegelikult ostetud juba kuid tagasi, aga pakk oli tellitud Austraaliasse ja piirid pandi kinni, nii et ma ei saanud saata. Nüüd ma saan saata Eestisse, sest tüdruk on Eestis nüüd, aga siis mõned üksikud veel pakid, mis tuleb täna välja saata, nii et seda ma teengi täna või siis praegud, nii et jah. Ma üksi jalutan metsas. Vaata, et ära ei eksi. Nüüd on pakid pakitud. Ja ma viin need ruttu pakiautomaati, kuna õige pea me lähme teatrisse minu ema isaga ja mina ema isa. Aga mis ma tahtsin öelda, siis täna on natukene, ma panen ukse kinni. Täna on natukene eriline päev olnud. Täna on tegelikult esimene päev, kui ma Eestis tagasi olen, aga juba päris palju on toimunud. Sounds like my life, nagu seriously. Hommikul ma käisin ühel kohtumisel, äriga seotud, sain positiivsed uudised ning mis on Fennikvitiga seotud ja ma ei saa teile praegu rääkida rohkem, aga ma sain positiivsed uudised ühesõnaga ja siis nüüd ma olengi hommikul, siis käisin emaga turul veel, sain praegu lõunast ja praegu tuleme umbes mingi kell on 4:05, midagi niimoodi. Ehk siis terve päev on tegelikult möödus juba teoreetiliselt. Vahepeal ma avasin sampuse ning mul on ma käisime turul ja siis ostsime maasikad ja siis turutädi ütles, et mu emale, et see on see Birgit, kes mu tütrel 20 aastat tagasi ammustas lasteaias mainega. See juhtus 20 aastat tagasi. Niimoodi teatakse mind Rakveres ühesõnaga. Ammustasin kunagi kellegi last lasteaias. Ja ta ei olnud ainukene laps, keda ma ammustasin. Millegipärast ma ammustasin mitmeid inimesi, kui ma olin pisikene. Ja ma ei tea, kus see komme mul tuli. Ja tänapäevani ma ammustan inimesi. Mitte, aga te ei pea mind kartma. Aga jah, natuke naljakas lugu sellega. Filmid või? Jah. Isa pani palju lõhna peale, et ust ei kannata kinni panna. Sul oleks rohkem. Sa panid endale triibulise pluuse, sellepärast, et isal on ka triibuline või? Ei, ta käskis mul enne panna. Ja siis hakkas oma triibulist otsima ruttu.